Aga see oli küll hästi libe vastus, et ettepanekut ei ole tehtud, aga Urmas küsis, kas memo on. Nüüd siin oli mitu väga huvitavat juttu, mida ma tahaks nagu adresseerida, et valitsus püsib eelarve raamistikus. See on küll huumor. Valitsus on meil kulutanud viimasel 5 aastal nii palju raha, mida pole, et meie riigivõlg on 2-kordistunud Reformierakonna ajal. Reformierakonna ajal 2-kordistunud riigivõlg ja teie prognoos on, Rahandusministeeriumi prognoos on, et järgmise 4 aasta jooksul veel omakorda 2-kordistub. Ja kui te nägite, et prognoosida on raske ja see on keeruline, no ei ole väga raske. Teil on ilus mudel, et kui EKRE oli valitsus, siis prognoositi liiga pessimistlikult, prognoosi viga oli peaaegu 4 punkti tegeliku kasvu kahjuks ja selle tõttu eelarves näidati peaaegu 500 miljonit eurot vähem. Nii kui Reformierakond valitsusse hakkasid tulema optimistlikud prognoosid 4,5%, 3,5% ja igal aastal said selle tõttu siis eelarvesse prognoosida kulusid seal kuskil 600-500 miljoni võrra rohkem, aga tegeliku kasvu ei tulnud nii palju ja seda raha ka ei tulnud nii palju ja selle tõttu te oletegi pidanud laenama. Nii et teie prognoosid on poliitilised ja vigased. See, mis te räägite majanduskasvust, no see on tegelikult traagiline. Iga kord, kui Eesti inimene sai endale jaanuaris, veebruaris või märtsis kohutavalt suure elektri- või küttearve, suurendas see SKP-d, aga tegi vaesemaks inimesi ja ettevõtteid. Nüüd, see ei ole abstraktne kõik, et kui mina olin rahandusminister, siis Eesti riigivõla intressikulu oli 25 miljonit eurot aastas. 25 miljonit intressikulu. Kui teie ära lõpetate, siis see intressikulu, kui me prognoosiga läheme 30. aastal, on see 700 miljonit eurot aastas. See on peaaegu 3 korda rohkem, kui automaksu kokku korjatakse. Nii et teie poolt juhitatud riigi majandus, siin Ligi, Akkermann ja Keit Pentus-Rosimannus ja peaministrid Michal ja Kaja Kallas on Eesti riigi pankrotti viinud. Ja teil ikka jätkub veel sellist nagu optimismi siin. Mida kiiremini teid ära koristada sealt valitsusest, seda kiiremini lõpeb Eesti riigi pankrotistamine. Mina ei saa aru, millega te mõtlete? Ei tea, veidi keeruline tuvastada, mis see täpne küsimus oli, aga eks ma suhteliselt ka vastan. Üks lühike küsimus oli kõige lõpus, aga enne seda oli väga pikk lause. Ja, kui sellele vastata, siis loodetavasti peaga, aga veidi ka südamega. Nii et nüüd tulles teie muu selle tiraadi juurde ja mõeldes selle peale ikkagi, et te ometi olete olnud rahandusminister. Ja see iga päevaga tundub pentsikum selliseid väiteid kuulates, et Rahandusministeerium ei tee prognoose, mis oleksid võimulolijale meeldivad. Veel tihemini teeb prognoose, mis on alati napimad, kui avalikkus ootaks või optimistid ootaksid. Nii et nende prognoosid pigem on konservatiivsed, mida ka indikeerib 24. ja 25. aasta ja nad ei tee seda ju pahast tahtest Rahandusministeeriumi prognoosijad kaitstes, vaid sellepärast, et muutlikus keskkonnas ongi väga keeruline ette näha, sest ei ole ju kuskil pankades ega asutustes olemas seda kristallkera, mis ütleks, et konflikt Hormuzi väinas lõpeb sellel hetkel, pärast seda mõju Euroopale, maailma majandusele taandub, hinnamõju taandub, järgmiseks talveks, sügiseks gaasi hind on täpselt selline ja nii edasi. Seda ei ole olemas, nii et selles mõttes ärge tehke poliitiliseks asju, mis ei ole. Prognoosid pankades, keskpangal, Rahandusministeeriumil ei ole poliitilised prognoosid ja ma arvan, et väga oluline võidelda sellest, et see nii ka jääks. Ma saan aru, et EKRE mõttekäik on, et politseijuhid peavad olema sobivad, meediajuhid peavad olema sobivad ja ka prognoosid peavad olema sobivad. Eks te peate seda Isamaa ja Keskerakonnaga omavahel arutama. Mina loodan, et nad ikkagi sellest teie poole üle ei tule, ehkki osa retoorikat nad on teilt üle võtnud küll. Nüüd, mis puudutab defitsiiti, siis mäletan, et teie ajal vist rahandusministrina oli see defitsiidi plaan oli 10% enam. 10% enam. Ja nii et selles mõttes, mees, kes on Eestis teinud rekordi või kelle ajal on tehtud rekord rahandusministriks olles, teeks targalt, kui ta väldiks seda välja avamist, sest ta annab vastasele väga kergelt palli jalale ja praegu te andsite mulle. Nüüd, mis puudutab neid samu sõnumid majandusest, kas te ometi eeldate, et kui majanduses on keerulised ajad, et me pigem keerame kõik hapnikukraanid kinni ja läheme selles suunas, et inimestel ja ettevõtjatel oleks raskem? Ei. Vastupidi, selle aasta alguses just selle pärast me tulumaksu langetasime, kaotasime selle sama astmelise tulumaksu, et majandus jääks rohkem raha, inimesed saaksid enda tulevikku kindlustada ja investeerida või mida iganes nad soovivad ette võtta. Nii et täpselt samamoodi kõik need
ettepanekud, mis siin kõrvaltreast kõlavad, et tõmmake kokku valitsemiskulusid, aga ühtegi konkreetset kärpeettepanekut sealt ju tulnud ei ole. Ainukesed on parempoolsed, kes ütlevad, et tuleb pensionite kallale minna. Aitäh! Aitäh!